Millega sa tegeled? Kes sa siin majas oled? Olen IT-müügijuht, tegelen erinevate IT-projektidega, printerid, ekraanid, viimasel ajal üha rohkem, siis koolide sellise tehnoloogia haldamine, printerite, ekraanide rendid, kõik, mis käib selle IT-halduse, hoolduse ja müügi juurde. Kuhu büroo maailm praegu rohkem suundub, rendi või müügi peale? Ütleme, et see rendi pool on nagu kasvanud, et järjest rohkem ettevõtteid ja koole soovib omale seadmeid rentida, sest et neid tuleb aeg-ajalt vahetada. Ja kui sa täna omale ostad seadme ja pead selle 3 aasta pärast ära viskama ja uue ostma, siis tekib küsimus, et kas seda on mõtet osta. Võib-olla ma võtan ta rendile, kasutan teda 3-4 aastat ja siis vahetan uue seadme vastu ringi. Ja ka need seadmete hinnad, mis täna on seal 5000, on 4 aasta pärast 3000 ja ma saan sama hinnaga uue ja efektiivsema seadme rendile võtta. No ja lisaks muidugi see ka, et kui avastad, et oled vale seadme võtnud, siis on rendiseadet suhteliselt lihtne välja vahetada. Jah, me ei ole täna teinud mingisugused, meie rendilepingud on täna sellised ilma trahvideta. Et muidu ma tean, et konkurentidel on ka erinevad trahvid, kui sa tahad, ma ei tea, rendid seadme ja tahad selle lepingu varem üles öelda, siis pead mingisuguse kulu kinni maksma. No, meie kliendid, kes ära lähevad, on täna need, võib-olla kes oma äritegevuse lõpetavad, sealt nagu nii ei ole mingit raha saada ja kui sa oma seadmed kätte saad. Ja need kliendid, kes tahavad vahetada ringi, siis nad ongi meie pikaajalised partnerid, vahetavad ringi, lähevad mingi teise lahenduse peale ja me töötame nendega edasi. Ja seadmed ikkagi elektroonika on selline, millel on ka mingi järelturg olemas, et kas sa saad neid rentida vähe odavama rahaga kellelegi edasi või neid maha müüa, et oleneb tehnikast. Aga tulles nüüd printerite juurde, kui rääkida erinevatest tehnoloogiatest, mis meil nagu levinud on, mis on nende kasutusvaldkonnad? No, printerite tehnoloogiat täna on nagu 2 sellist suuremat tehnoloogiat, on laser ja tinditehnoloogia. Kui varasemalt peeti seda tinditehnoloogiat selliseks kalliks, kulu oli hästi suur, tindid said kiiresti otsa ja kvaliteet oli ka selline kehvapoolne ja laser oli ikkagi odavama lehekülje hinnaga, kiirem, siis täna on mindud uuesti selle tinditehnoloogia poole tagasi, sest et see võtab vähem energiat. Et kui me laserprinterid peame hoidma seda ahju kogu aeg sooja, et ta hakkaks kiiresti printima, siis seda kogu aeg kuumutatakse, hoitakse soe. Tindi puhul ei ole sellist asja. Tindi puhul lihtsalt masin hakkab tööle, pihustab selle tindi vajalikult paberile ja lõpetab ära ja jälle tal on see energia kulutamine minimaalne. Kas seal mingist nagu mahust alates on see, et tint lõpeb, laser hakkab või on nad täna juba läinud suhteliselt eriti veel, kui me räägime, ütleme siin Soho ja mingitest kodukontorid, väikekontorid, mingid siukestest mahtudest? No, üldiselt täna on need mahud selliselt ja lehekülje hinnad, et me ka rendime juba tindiseadmeid sarnase lehekülje hinnaga nagu laserseadmeid ja väiksemates kontorites on tindiseadmed odavamad osta ja soetada kui laserseadmed. Aga siin natukene oleneb sellest jälle printitavast mahust, et kuna need odavamad tindiseadmed on kalli lehekülje hinnaga siiski ja need tindid on väikesed ja kui klient hakkab omale soetama sellist, siis ta peaks ikkagi vaatama, et oleks iga värv eraldi, sest ka on odavamaid seadmeid, kus on 3 värvi koos. See tähendab, et kui üks punane saab otsa, siis sa pead terve kasseti ära vahetama, mis maksab 3 korda sama palju, kui lihtsalt üks punane kassett maksaks. Mis maht on väike maht, mis maht on keskmine maht, et tõenäoliselt inimeste arvust me ei räägi, et räägime lehekülgedest. No ütleme, et selline väike maht on kuskil 200-250 lehekülge kuus, et sealt suur ja keskmine on juba 1000 ja rohkem. Kodukontor, kus me räägime siin suurusjärku pakist aastasene, siis neil on tõenäoliselt mõistlik minna tinditeed. See on selline küsimus jälle natuke kvaliteedis, et laseriga prinditud pilt värviline tavalise paberi peal näeb ilusam välja kui tindiga prinditud. Ta on läikivam, tindiga prinditud tavapaberi peale see pilt on selline matt ja ei näe nii efektiivne või nii efektne välja. Ometi fotoprinterid on peamiselt... Fotoprinterid prinditakse fotopaberile
ja kui me räägime nüüd päris sellisest korralikust fotoprinterist, siis see on 6–8 tindiga. Seal on ka erinevad sellised värvid, mida tavalises tindiprinteris ei kasutata. Hallid tindid, sellised roosad tindid, vahepealsete värvidega tindid, et mattmust, mida kindlasti kasutatakse. Et tavalises kodukasutaja tindiprinteris selliseid asju ei kasutata. Aga ütleme siin lehekülje hind, siukene väiksel printeril, väikse kasutuse juures pakk 2 aastas, laser, tint? Siin ütleme sellised täidetavad need tindiprinterid, kus sa valad selle tindi sisse, seal tuleb selle lehekülje hind kuskil alla sendi. Aga nende printerite puuduseks on see, et tihti need tindipead ikkagi ummistuvad, seal on erinevaid probleeme selle tindipea poolega just ja mille vahetamine odaval printeril tihti maksab sama palju kui printer ise, mõistlikum on uus seade osta. Ja laserite puhul on see selline maitse küsimus, et mida saab lõpptarbija kasutaja ise teha, et need tindipead ei läheks umbe, et see printeri eluiga oleks võimalikult pikk? No üks kindel asi on kasutada originaaltooteid, toonereid, tinte ja teine asi kindlasti tindiprinteriga ikka iga natukese aja tagant printida, mitte et ta 2 kuud seisab ja siis uuesti prindid midagi. Laseri puhul ei ole vahet, eks, et laseriga ei juhtu midagi. Kui ta 2 kuud seisab, siis on mõistlik ta muidugi vooluvõrgust välja võtta, et ta lihtsalt ei hoiaks seda ahju soojas, mis võtab kogu aeg elektrit. Tindiprinteri puhul sellist võtab oluliselt vähem elektrit. Ka ooterežiim on ikka olemas, aga see on täiesti selline, ilmselt elektriarvel väga ei kajastu, kui ta paar kuud sees on. Millised on printeri ostja kõige levinumad vead? No üks, mis on, ostetakse hinda. Leitakse, et kuule, et see on nagu kastid näevad ühesugused välja. Kõik on kas valged või mustad ja suuruse poolest ka väga palju vahet ei ole, et siis ostan nagu kõige odavama ja ei mõtlegi selle peale, et kui palju mul tegelikult printida on. Kui mul ikkagi on juba seal 500 lehte 6 printida ja mul on ka mingisugune 5-6 kasutajat, siis on oluline, kui kiiresti see printer prindib, sest et muidu tekib järjekord, panen midagi printima, aga pean ootama seal mingi 5-6-10 minutit, enne kui keegi oma eelneva töö kätte saab. Ja ka siis lehekülje hind, et kui palju ma ikkagi printeri eest maksan, mida kallim printer, seda odavam on reeglina lehekülje hind. Et siin on väike nagu selline arvutamise koht ja alati võib tulla küsida nõu. Aitame selles osas. Mitte, et me tahaks ühte või teist printerit teile kangesti maha müüa, kuna meil laos seisab neid. Vaid me mõtleme ikkagi selles võttes koos, et mis see teie jaoks kasulik oleks ja kuidas siis edaspidi koos edasi minna selle seadme hooldamise ja kõige muu poole peal. Mis on printeri maailmas kallis, mis on odav? Ütleme, et kallis on alati see A3 masinad, et need hakkavad ikkagi seal 1500–2000 pihta. Et printeri jaoks on see peaaegu auto hind on natuke kallis, aga odavad on seal 4-5-60 eurosed printerid, mida täna müüakse ka üksjagu, kuigi nüüd viimasel ajal on see printeri kättesaadavus suhteliselt keeruline, et kui kliendil on ikka täna seadet tarvis, siis võtab seda, mis on, et väga midagi valida ei ole. Aga ütleme, kust tuleb siukene nagu mingi magus koht, et lehekülje hind on aksepteeritav, samal ajal ütleme, printer on hooldatav, remonditav, et mis hinnaklassist lõpeb prügi ja hakkab tööriist? No sellised printerid, mida siin võib olla mõistlik remontida, on seal kuskil 300–400 eurost alates vähemalt. Oskad sa mingisuguseid, kuna me siin räägime HP teemadele, et oskad sa mingisuguse mudeli ka öelda, et kust maalt on nagu siukene, mida julgeb soovitada? No me ise alati olen soovitanud ka ärikliendile ja kliendile, kes kodus prindib seal 500 ja rohkem lehekülge kuus, sellist 400 seeria printerit, nüüd on nad 479, 480 MFP-d, et nendel on selline
suhteliselt mõistlik toonerimaht, ei pea paar korda kuus toonerit vahetama, kui sa prindid ja seadmete hinnad on ka sellised, mis on täitsa 500–600 euro kandis hetkel. Nojah, ega see ei tea, kui need hinnad võivad praegustel minna kuhu iganes. No need hinnad on kasvanud, et kui varem oli seal, said kätte selle masina kuskil 400 euroga pluss käibemaks, siis hetkel on need hinnad seal 500 ja 600 pluss käibemaks, ja saadavus on ka, et selline, et kui kuskilt tuleb, eelmise aasta algusest on tellitud seadmed, mis jõudsid eelmise aasta detsembris meile. Mida peaks printeri ostja endalt enne küsima? No üks kindel asi on see, et mida ta prindib, pilte või ta prindib tavalist kontori mingisugust dokumenti, arveid, siis kas värvilist või mustvalget. Värvilise ja mustvalge seadme vahe seal tindiseadmetel ei olegi, mustvalged väga eraldi ei toodeta. Laseri puhul on see hinnavahe seal kuskil 50–100 eurot. Et see ei ole väga suur, samas sa saad oluliselt või parema toote, eks ju, sul on võimalus ka mingit värvilist väljatrükki teha. Ja nagu on erinevad uuringud näitanud, siis värvilisi arveid väidetavalt makstakse varem kui mustvalgeid. No jah, sul on võimalik olulised numbrid värviliselt välja tuua, aine. Jah, kuigi tänapäeval keegi paberil arvet väga enam kaasa ei anna, et kõik lähevad meili peale. Siis tuleb PDF printida värviliselt. Mainisid korra neid ise täidetavaid siis, või kuidas on siis kasutaja täidetavaid printereid. Noh, neid on nii tinti kui laserit, et kus nagu reaalne sääst seal tuleb, et kui palju nad soodsamad on? No ütleme nii, et seadmete puhul üks, mis on kõige suurem selline eelis on, et seal tekib vähem prügi, sest need toonerid või need tindipudelid on pisikesed, seal ei ole sees mingisuguseid jääktindi kogumiskonteinerid või mahtu, seal ei ole kiipe sees, siis tooneri puhul, Neverstopi puhul on selline spetsiaalne süstal. Tavaliselt on see laserkassett selline suur, eks ju, siis seal on selline pisike süstal, millega täidad ja ka need laserite puhul trumlid ja jääktooneri kogumiskonteinerid teevad seal 20 000 lehekülge. Täidad seda toonerit seal 2500 lehekülje järel ja ühe lehekülje väljaprindi hind tuleb selline alla sendi. Kui me räägime sellisest odavamast laserprinterist, mis mustvalgest laserprinterist, siis koos toonerkassetiga vahetades tuleb selle ühe väljatrüki hind kuskil 5 senti. Et hinnavahe on ligi 5 korda. No ja kuidas see nüüd on, et siukene minna natukene ärilisse mõtlemisse, siis kindlasti oleks ju kasulikum müüa marginaalide seisukohast toonereid, et müüjale selles mõttes ei ole see väga suurt vahet, sest et ega need juurdehindlused selle 5 sendise lehekülje puhul, tooneri puhul ja ka sellise 1 sendise kulumaterjali puhul ei ole erinevad. Nad on ikkagi suhteliselt sarnased. Täitmise häda, kui kuskil kõrvalises kohas täidad, on häda selles, et need rullikud ei ole mõeldud mingi 2-3 tahmajagu kasutamist. Kõige suurem erinevus täitmise puhul ja originaaltooneri puhul on see, et originaaltooner puhul on see tooner selle seadmega optimeeritud. Seal on teatud temperatuur seadmes sees, see tooner jääb selle temperatuuri juures selle paberi külge kinni. Täidetud toonerite puhul ta jääb sinna paberi peale, aga ta ei pruugi sinna kinni jääda, ta tuleb mingi aja pärast lahti sealt küljest. Teine erinevus on see, et värvid on erinevad. Originaaltootjal on need värvid täpselt mingisuguselt kalibreeritud, analoogide tootjad ja täitjad võtavad kõige odavama toote, mis on punane ja välja prinditud leht erineb oluliselt originaalist. Ja võib-olla kõige suurem isegi selline ohutegur on see inimese tervis, sest kõik need täidetavad tindid ja toonerid, mida sinna pannakse, ei ole mitte kellegi poolt kontrollitud ega sertifitseeritud. Kõik see, mis tuleb originaaliga,
Need on 10 korda kontrollitud, testitud, sertifitseeritud, et see tooner, mis on niisugune hästi peenike pulber seal seadme sees, et see ei lenda kuhugi välja, et kui sa lähed sinna printeri juurde, sa ei hinga seda omale sisse. Et kui olete käinud võib-olla kuskil sellised tooneri täite töökojas, siis need on ikkagi suhteliselt sellised värvilised, ütleme nii. Tooneri taaskasutamisel need rullikud ja need väsivad ära, ei? No väsivad, ütleme, et vahetatakse ka seda trumlit, et kõige suurem see pildiefekti andja on seal sees see trummel, et hakkab ta tõmbama mingid jooni, eks see teeb triipe, et siis sa saad kohe aru, et on vaja vahetada trumlit. Suurematel seadmetel on juba nagunii eraldi vahetatakse trumleid ja toonerit, et trummel teeb reeglina 2-3 sellist tooneri kogust, mis selle kasseti sees on. Ja selle peale need täitjad ka rohkem teenivad, sellepärast, et paned uue tooneri sisse, trumlit vahetama ei pea. Aga samas ostja seisukohalt on see natukene nagu petmine, sest et mingi hetk keegi ei anna sulle garantii, mis hetkest, et tegid 100 lehte, hakkab see trummel sul tõmbama triipu, see tooner võib olla abrasiivne ja rikub seda trumlit rohkem kui originaaltooner ja nii edasi, et siin on nagu erinevad sellised varjatud kulud ja seal sees ka seadmetes on sellised jääktooneri kogumiskonteinerid, mis saavad kohe kindlasti varem täis, sellepärast et väga väike osa toonerit jääb paberi külge, suurem osa sellest kogutakse uuesti kokku ja pärast visatakse minema. Aga need, mis nüüd klient saab ise täita, Neverstopid ja siuksed, et kuidas nendel on, et need trumlid ja asjad ära ei väsi? Seal vahetatakse trumleid 20 000 lehekülje pealt. Trummel ja jääktooneri kogumiskonteiner on üks selline osa, mida siis vahetatakse 20 000 lehekülje järel. Aga seda saab ise vahetada klient ka? See on selline osa, mis käib sealt seest välja ja klient vahetab seda ise. Nende igasuguste analoogide koha pealt on hästi palju, on just laseri teemal juttu. Mis ohud on näiteks siis värviprinteri puhul? No, tinte täna täidetakse isegi natukene vähem kui neid lasereid, sellepärast et selle täitmine on natukene keerulisem ja seda tinti tarnida, kui ta on vedelik, eks ju, on mingisugused suured keemiatünnid, mille puhul nõutakse ka siis juba transpordi puhul transpordi sellist liiki. Keemia transportimiseks on vaja erilisi nõudeid täita. Pulbri puhul selliseid nõudeid ei ole. Vähemalt need ei ole nagu tuvastatavad selliselt vedajate jaoks. Aga ütleme nüüd poe analoog, mitte siis täitmine, vaid juba ongi analoog versus originaal, sest need hinnavahed on ju 3-4-kordsed. No selle analoogi puhul neid on ka erinevaid, et on analooge, mis ongi tegelikult enamus nendest oodavatest analoogist ongi täidetud kassetid. Et kogutakse kokku kõik need kasutatud toonerid ja täidetakse ära. Ja kokkuvõttes, kui me täna siin Eestis, meie enda täitjad, kes täidavad, räägivad, et nad on hästi rohelised, siis kõik need toonerid, mis täna täita ei õnnestu, mis lähevad katki mingisuguse koha pealt nii edasi, lähevad prügisse. Siin samas meie Eesti prügisse, et kas prügimäele võib-olla neid kuhugi põletatakse või et keegi ei kontrolli seda. Kõik meie eelmisel aastal kogusime kokku 3,2 tonni kasutatud tindi ja tooneri kassette, mille me saatsime Eestist ära ümbertöötlemisele. Ja neid saab viia kõikidesse esindustesse? Meil on iga kaupluse ukse ees on kast, kuhu saab visata siis oma kasutatud tooneri, kõrval on ka kasutatud patareide kogumiskonteiner ja et me korjame need kokku ja saate osta uue ja need kindlalt ei jää Eestisse, need kokku kogutud tühjad kassetid. Ja mis neist edasi saab? Edasi nad lähevad, eelmisel aastal me saatsime nad Saksamaale ümbertöötlemiseks. Ja need kogumiskonteinerisse saab või on mõistlik tuua ka nendel, kes otseselt ei ole printerit võib-olla teie juurest ostnud? Ei, meil ei ole selle vahet jah, et selles mõttes konteiner on ukse ees, et keegi ei jälgi, kas sa ostsid uue ja viskasid vana või sa tõid lihtsalt vanad sinna. Aga samas on just see, et oma panus nagu sinna roheljasse, et ei jõua sinna pinnase täiteks. Just. 20 000 tagant on Neverstopil vaja ütleme vahetada neid rullikuid ja mis sa siis veel oli seda ahju? Seal on see jääktooneri kogumiskonteiner ja trummel vahetatakse. Aga mis on niisugune
keskmise kasutaja printeri eluiga üldse? No, siin on nagu 5–10 aastat, et oleneb palju prinditakse ja noh, kõige, ütleme tavaliselt, need seadmed ise elaksid kauem, kui tarkvaratootjad neid toetavad. Et Windows 10 tulekuga siin mõned aastad tagasi läksid väga paljud seadmed vahetusse, sellepärast, et uus Windows ei toetanud neid drivereid ja seadmed arvuti ei leidnud enam nagu seadet ülesse. Ja kui ka uut seadet osta ja seda installeerida, siis tasuks kindlasti installeerida originaaltootja driver. See annab rohkem võimalusi seadistada lehekülje või rohkem võimalusi lehekülje seadistamiseks väljatrükkimise puhul ja ka printeri seadistust muuta. Tulles nüüd sinna driverite asjade juurde, et noh, printeritega, nagu me teame, et küll on siin Bob Marley analoogia toodud, et pidevalt jammib ja igasuguseid muid, et noh, need naljad sinna juurde, et keskmise IT-mehe päeva ülesanne on printerikaabli ühendaja ja igasugused printimisprobleemid. Et noh, mis on nagu kõige levinumad probleemid ja kuidas võiks neid vältida? No tänasel kõige levinum probleem ongi see, et kui sa paned printeri võrku ja arvuti otsib ta ülesse, siis ta installeerib sinna sellise Microsofti universaaldraiveri. Printer töötab tihti mingite uuendustega, mis Microsoftil tuleb, ta enam ei tööta, siis ei ole võimalik ka seal valida teatud paberipaksusi, seal ei ole võimalik valida kahepoolselt printimist teinekord, et seal on teatud piirangud erinevate seadmetega. Et selle jaoks ongi oluline, et oleks originaaltootja driver installeeritud ja teine, mis on, kui olete Maci kasutaja, siis enne printeri ostmist tasuks jälgida, et sellel printeril oleks ka Maciga sobiv driver. Tänapäeval juba 90% seadmetel on see olemas, aga on ikka veel seadmed, millel ei ole seda, konkreetsel mudelil ei ole Maci driverit. Lähete koju, panete printeri võrku ja siis tuleb välja, et ei saagi printida. Et seda tasub alati tulles Maci jaoks printerit ostma üle küsida, kas ta sobib Maciga kasutamiseks. Ühendad ära ja printer näitab sulle trääsi. Ei leia printerit üles ja lihtsalt ei ole ka olemas sellist lahendust, kuidas teda printima saada. Kui sul niisugune olukord tekib, et mis on siis nagu, et oli ühendus, enam ei ole? No siis ongi see, et kõigepealt tasub üle vaadata see driver, et kas ta on originaaltootja driver või see oli selline, mida Microsoft ise leidis. Universaalne, jah. Et kõikide printeri tootjate kodulehe peal on driverid olemas, kõige lihtsam on paned printeri margi ja kirjutad driver järgi Google'isse ja esimese 2-3 nagu viite põhjal sa leiad selle driveri, installeerid selle arvutisse, paned ta käima ja ta leiab selle printeri ülesse ja hakkab kõik asi uuesti tööle. Korra tooks ühe vahemärkuse, et kindlasti tasub vaadata, et kus kohas sa tõmbad, sellepärast, et on neid libasaite, et oleks ikkagi tootja saidi pealt see driver. Jah, et seal kas Canon, HP, Epson, mis iganes oleks selle ülemisel saidil vähemalt esimene nimi, et mitte mingi epson.com. Absoluutselt. Nii, okei, tõmban need driverid, värgid. Okei, driver on olemas, ikka ei leia. No, selliseid asju väga tihti ei tule ette, et reeglina ta leiab üles selle, et juhul kui siis ei leia, et siis peaks võib-olla pöörduma mõne spetsialisti poole, sest et võib-olla see seade ei sobi enam selle tarkvara uuendusega. Aeg-ajalt on olnud selliseid asju, et mingisugused konkreetsed margid peale tarkvara uuendust ei tööta. Tasub uurida seal kuskil guugeldada, et kui palju selliseid kasutajate probleeme on, et tulevad üle maailma esimese paari päevaga nagu väga palju välja ja siis ka Microsoft suhteliselt kiiresti on ikkagi sellele reageerinud. Seal ütleme, et kuni nädalaga on need asjad ikkagi korda saadud. Aga ütleme kvaliteediprobleemid, mingid triibud, mingid siuksed asjad, millest need tavaliselt tulevad? Need tavaliselt tulevad trumlitest, see tähendab, et printeril on vaja vahetada trummel või siis terve toonerkassett koos trumliga.
ütleme, et kui me siin rääkisime nendest analoogtooneritest, siis meil on siin klient, kes prindib kuskil 200-300 000 lehekülge kuus. Tal on seal 20 printerit ja need seadmed käivad meie juures hoolduses. Seal iga 400-450 000 lehekülje tagant vahetatakse välja trummel koos ahjuga. Selline suurusjärk 400 eurot on see hooldus. Nad vahetasid mingi hetk tooneri, odavama analoogtooneri vastu ja seadmed hakkasid tulema 150-200 000 vahele hooldusesse. Tuli 1-2, siis mõtlesin, et okei, et midagi on juhtunud, et äkki oli kehva ahi või kehva trummel. Aga kui nad hakkasid järjest tulema, siis ma küsisin IT-juhi käest, et mis teil juhtunud on, et olete midagi muutnud. Et jah, et me siin paar kuud tagasi hakkasime võtma odavamat toonerit. Ja seal tähendaski, et printerite eluiga vähenes kohe poole võrra. Ja kui võtta see tooneri hind versus hoolduse hind, siis ikkagi jäid nad kahjumisse ja nad läksid selle originaaltooneri peale tagasi. Arusaadav. Ja see ei ole siin üldse mingi tootja vandenõuteooria või midagi taolist? Ei, selles mõttes, kui sa vähe prindid, ütleme, et kui sa prindidki 200 lehte kuus, siis võib-olla sinu jaoks see vahe ei olegi nii suur. Aga kui on ikkagi vaja palju printida, ja siis tundub, et kokkuhoid on ikkagi ka suur, kui toonerite kulu on suur, siis teisest osast võib see toonerit või see kokkuhoid minna järgmisesse kohta kuluna ja suurema numbrina. Aga mis hetkel on mõistlik printerit remontida, mis hetkel võib-olla uus osta? No see on nüüd väga selline individuaalne lahenemine, iga seade on siin väga erinev. Mõnel on võib-olla mingisugune võrgukaardi viga, mille vahetamine on suhteliselt lihtne teinekord. Teisel on vaja seal mingisugune elektroonikablokk, emaplaat vahetada, et siis juba ei ole mõistlik seda vahetust teha. Ja tihti on ka garantiid, et mõned asjad reeglina lähevad garantii alla, sellised tavalised vead ikka aastaga tulevad välja. Ja siis, kui on mõni selline kampaania, et sa saad tasuta ostes printeri registreerida omale seal 3-4 aastane garantii, siis ikkagi soovitan seda teha, sest et teil on 3-4 aastat mureta, et kui midagi juhtub, siis tootja vastutab selle eest. Kas te garantii asjadega tegelete, ise võtate vastu oma enda juurest ostetud printerit? Me võtame neid vastu. Garantiid konkreetselt me täna teeme Konicale ja Epsonile ise, aga kõik seadmed, mis meie juurest on ostetud, me võtame vastu ja siis edastame nad garantiisse. Millest tuleb printeritel nii suur hinnavahe? Et kui me räägime siin 60 eurostest printeritest kuni mitme, põhimõtteliselt auto hinnani, et kus see erinevus tuleb? No erinevus tuleb sellest kiirusest. Seal 60 eurone printer teeb seal 10 lehte minutis, paari tuhandene teeb alates seal 25 lehest minutis. Siis ka kuu printate lehekülgede arv, et 60 eurose printeril ongi seal 250 lehekülge kuus. Seal 2-3 tuhandesel printeril on need 250 kuni 300 000 kuus. Et kõik sellised pisiasjad, et üks on tehtud plastikust, teise siis on metalli ka pandud ja kõik see lisaväärtus, et mida on ikka suur puutetundlik ekraan, siis sa saad sealt saata näiteks otse skaneerida e-maili peale, mis on hästi mugav, ei pea arvutisse midagi saatma ja siis arvutist edasi saatma, eks ju. Et kõik sellised autentimise küsimused, et printer ei hakka enne printima, kui sa oled ennast tuvastanud printeri juures. Tihti lugu ongi see, et sa oled midagi printima, siis tuleb välja, et ma oleks pidanud midagi veel muutma, et ma teen selle uuesti ja siis prindita veel ja veel kord välja, sest need muutused tulevad sul iga natukese aja tagant. Ja iga see prinditav lehekülg maksab. Aga kui sa oled lõpuks otsustanud tõesti, et okei, et see on see versioon, mille ma välja prindin, lähen printeri juurde, kustutad eelnevad versioonid ära, valid selle ja prindid välja ainult õige lehekülje. Üks oluline osa printerite puhul on ka paber, mille peale tihti ei mõelda. Et mis vahet on paberil ja paberil? Kuidas valida õige paber, tint, koopia? No küsimus juba esiteks, kui printida pilte, siis on see tulenev või see värvi tulemus oleneb väga palju paberi valgesusest. Kollasema paberi peal on punane ühtemoodi, valgema paberi peal on see punane teistmoodi punane.
ja ka see, et kui sa ettevõttest välja annad, siis oleks ikka ilus sile paber. Kui sa seda ise kasutad, siis ei ole sellel paberil võib-olla kvaliteedil nii suurt vahet. Ja muidugi täna on see, et jälle tahame olla rohelised, et kõige selline rohelisem paber, mida me täna müüme, on eukalüptist toodetud. Seda toodetaksegi sarnasest, eukalüpt on selline nagu meie pajuvõsa enam-vähem, mida kasvatatakse siis põllumaade ääres. Sealt võetakse ta maha, sellest toodetakse paberit, ta on hästi sellise hea pika kiuga, sealt tuleb hästi hea kvaliteetne paber ja ta uuesti taastub. Ja nii seda saab olla roheline, et ei pea võtma meie oma metsa maha, mida siin Männimetsa taastumine on 5-60 aastat, et eukalüptist paber, kas see lõhnab ka siis hästi? Ei, ta kahjuks ei lõhna. Paberi mingisugused paksused asjad, et on seal vahet erinevatele printeri tüüpidele? No tavaliselt on nii, et jah, paksusest oleneb väga palju, et enamus printerid teevad seal kuni 180 grammi paberit, siis juba kallimad teevad seal 200-250 grammi paberit, et kui sa tahad mingisuguseid selliseid, koolid tihti prindivad diplomeid, aukirju, siis nad võiksid olla paksema paberi peal, et siis päris sellise odava printeriga enam hakkama ei saa. Samas tindiprinterid prindivad reeglina paksemaid paberid kui laserprinterid, et siis ikkagi peaks jälle spetsialistiga arutama, et millist seadet oleks mõistlik osta, kui te tahate paksemat paberi peale printida midagi. Kuidas selle tindiga tänapäeval on, et vanasti oli teema, et osteti laser, et see niiskuse teema, et kui kuskil ikkagi mingid saatelehed või asjad saavad niiskust ei läheks laiali. Kuidas tintidega tänapäeval on, et mingi jutt oli, et nad ei lähe laiali, aga kogemus puudub? Ei, nad ei lähe enam laiali, et HP kasutab sellist termaliet-tehnoloogiat, ehk siis kuumutatakse see tint sarnaselt laseriga, aga lihtsalt ei ole ahi, mis on kogu aeg soe, vaid lihtsalt sel hetkel, kui prinditakse, kuumutatakse seda tinti. Ja teised tooted kasutavad selliseid pigmendi baasil tinte, mis on siis ka juba sellises veega lahjendatud, et kui nad paberi peal ära kuivad, siis nad enam veega laiali ei lähe. Okei. Ja muidugi teine teema, mis oli veel see, et igasugust paberite, kas paberi nagu taaskasutamine, et sul on ühelt poolt on trükitud, kasutad teist poolt, et on seal ka mingisugused riskid, ohud? Seal mingeid riske ei ole ja soovitamegi tegelikult printida 2 poole, et paberikulu on väiksem ja seadmed prindivad ka palju paremini, kui nad teevad seda järjest. Et kui ainult ühte lehekülje kaupa printida, siis on kulu suurem, kui printida 10 lehekülge järjest. Nii tooneri kulu on suurem, kui ka meil siin kogemused suuremate seadmete puhul, kus on jääktooneri kogumiskonteinerid eraldi, et kui klient prindib iga natukese aja tagant 1 lehekülje, siis peab seda konteinerit tihedamini vahetama kui kliendi juures, kes prindib 50 lehekülge korraga järjest. Pigem pidasin seda silmast, et kui sul ei ole 2-poolse prindiga printerit, vaid on see kõige lihtsam, sul on mingisugune pakk paberit kuskilt töö juures toodud ja tahaks teisele poole, ütleme lastele kassipilte, et niisugune nagu natukene taaskasutuse mõttes. See on väga mõistlik. Väga mõistlik. Ainukene oht on siis just seesama, et kui sul võib-olla on töö juures kasutatud analoogtoonerit ja see paber on nagu tolmusem või? Ei, ta tooner selles mõttes seda paberit väga tolmusemaks ei tee, et kasutamise käigust jääb see mingisugune tooner, mis sinna hästi külge ei ole jäänud, see nagu nii juba transpordi käigus on sealt suuremas osas maha tulnud. Et koduprinterile sealt nagu ohtu ei ole, et nüüd pudiseb sulle sinna kogujasse rohkem või midagi? Ei, reeglina ei ole. Okei, see on muidugi hea, sest vahepeal oli selle kohta ka mingisuguseid igasuguseid õudusjutte, et kasutades, et tapab su printeri ära, aine. Nii, aga nüüd ma vaatan, kas mul on korra veel. Vot siin on niisugune küsimus, et printeritega nii palju kokku puutunud. On sul mõni äge lugu, midagi niisugust, mis nagu võiks printerite maailma natukene huvitavaks teha tavakasutaja jaoks? Et ausalt öeldes ei ole selliseid printeriga otseselt kokku puutuvaid huvitavaid lugusid, et need on kõik, seal on 2 valikut, kas ta prindib või ei prindi, et kui prindib, siis keegi ei pöördu meie poole, kui ei prindi, siis on ikkagi mingisugune tehniline mure selle asja taga,
et ei ole sellist asja, et väga kasutaja mingil põhjusel tegi mingi väga vale otsuse seal, et noh, selline kõige suurem tegelikult, mida kasutajad võivad teha, kui nad panevad paksu paberi printerisse ja printeri driverist ei vali paksu paberit, siis ei jää see tooner sinna paberi peale kinni, vaid tuleb sealt printerist välja ja kui käega üle tõmbate, siis tooner läheb ka seal paberi peal laiali. Et see on selline kõige suurem riskikoht kasutaja poole pealt, et inimesed on harjunud, et ma panen printima ja kõik toimib, aga kui ma panen sisse paksema paberi, siis ma pean ka printerile ütlema, et nüüd on paksam paber, siis tõstetakse ahjutemperatuuri, printer prindib aeglasemalt, et see paber jääks või see tooner jääks sinna paberi peale kinni. Kas muidu kasutaja ise saab ka midagi teha, et printeri eluiga pikendada? No ainult originaaltoonerit kasutada, et ega mingid muid tegevusi väga palju ei ole, et ja noh, tindiprinterite puhul muidugi on see, et kõigepealt lülitada printer välja nupust ja siis vool välja võtta, et siis tindipea läheb sellisesse oma asendisse, kus ta peab olema, et kui sa lihtsalt voolu välja tõmbad sealt juhtmest, siis ei pruugi see printer aru saada, mis ta käest taheti, sest et vool sai otsa. Ja hiljem võib-olla ei pruugi ta käima minna või on tindipea ära kuivanud. Täiesti arusaadav, jah. Okei. Muidu lihtsalt see huvitav tähelepanek, et siin Joel, kes ise nagu hooldusega ka tegeleb, ütles, et tindikaid ei tohiks üldse välja lülitada. Sest nendel on see mingi automaatne puhastus, et ta teeb oma mingisuguse liigutuse ära mingi aja tagant, et tal need umbe ei läheks. See on jah, suurematel seadmetel on selline lahendus olemas, aga see ei ole ka kõigil. See on pigem harvem. See on nagu erinevate tootjate seadmetel on see erinev, et kellel käib see puhastamine, kellel ei käi, et see on väga sellisest seadmes kinni. Seadme spetsiifiline, et pigem vähe levinud kui... Nii ei oskagi öelda, kas ta on vähe levinud, aga teatud seadmed teevad seda, teatud seadmed ei tee, et noh, ega välja lülitada nagu nii väga. Võib-olla ei ole vajadustki seda seadet, sest et tindiseadmed väga palju ei võta voolu. Tõenäoliselt telekas võtab standbys rohkem. No jah. Arusaadav. Nii, aga büroomaailm, millega tegeleb? Kuidas saab büroomaailm inimest aidata? Büroomaailma võib tulla, kui soovid uut printerit, tuled, võtad teenindajaga saalis ühendust, räägid ära, mis on su mure, kui palju sa tahad printida, mida sa tahad printida, kui palju on kasutajaid ja me soovitame sulle lahenduse, kas siis rendilahenduse, tahad osta seda lahendust, et tasub usaldada seda müüjat, et müüjad saavad iga aasta koolitusi erinevatelt tootjatelt, et kui siin on teatud müüjad, müüvad ainult ühe tootja toodangut, siis büroomaailm on olnud aastaid ikkagi seda meelt, et me hoiame väga laia valikut tootjate toodetest sees ja proovime olla siis kursis kõigi tootjate sellise tootevalikuga, sest erinevatel tootjatel on erinevad tooted, erinevad head tooted ja erinevad mitte nii head tooted, et proovida valida välja ja ka kogemuselt me müüme neid tooteid hästi palju, et on näha, et need tulevad meie juurde hooldusesse tagasi, milliseid seadmeid on vaja tihti hooldada, milliseid vähem vaja hooldada. Et meil tekib ka selline väike tagasiside ja tihtilugu me oleme ju oma tootevaliku sellest teinud, kui ikka seadmeid on vaja tihti hooldada, siis me oleme need seadmed oma müügist kõrvaldanud ja võtnud seadmed, mida ei ole vaja nii tihti hooldada. Arusaadav, loomulikult. Et palju te aastas umbes printerid müüte? Suurusjärku valeta? Ei oskagi niiviisi öelda, et ütleme, et rendiseadmetest ma tean, et meil on täna üle Eesti umbes 200 seadet. Aga müüme, ütleme, et kui me räägime
ma tean, palju me 3D printereid müüme, mis on ka nüüd selline kaasaegne printimine, siis neid me müüme kuskil 20–40 seadet kuus, mis on üllatavalt suur number. Aga teil on 3D printerid on pigem niisugused nagu suuremad või pigem nagu kodukasutaja ka? Meil on 3D printerid ka jälle seinast seina, on kodukasutaja printerid, mis algavad seal 300 eurost ja on suured printerid, mis on seal mitmesaja 1000 euroni. Meil endal on siin 100 000 printer, millega me teenust pakume. Ja siis sellised, ettevõtted ostavad sellised 4–5 000 seadmeid. Et põhimõtteliselt on see, et kui kellelgi on vaja mingit hammasratast, mida enam ei toodeta, siis valmis joonistada ja teie juurde tulla. Ja meil on ka skaneerimine, et ka 3D skaneerimine, et kui on ikkagi selline hammasratas olemas ja seda on võimalik kokku panna selliselt, et ta näeb nagu terviklik välja, et siis on võimalik ta ka sisse skaneerida ja selle järgi uus printida. Okei, see on muidugi äge. Kuidas klient teie juurde tuleb? Miks just teie? Et siin on nagu valikuid on ju erinevaid, et kuhu kelle juurde minna. Kliendid on meid usaldanud. Kuidas ta teid leiab? See on hea küsimus. Eks me ise nagu otsime kliente, suhtleme, et klientidega, kes ei ole veel meie kliendid ja ka seesama, et selline nagu soovituslik, et kliendid meid soovitavad, et tihti tuleb klient, ütleb, et kuule, et käisin seal ja seal, nägin sellist lahendust, et ta soovitas teie poole tulla ja siis me vaatame koos üle, et mis lahendus sellele kliendile sobiks ja kliendid on siiani rahul olnud. Ja nimi on siis büroo, aga olete avatud ka erakliendile ja ilma büroota kliendile? Just. Et kauplased on tavaliselt meil erakliendi sellised suunitlusega natukene, et sealt leiab sellist odava otsa seadet ja leiab ka profiseadet. Et oleme proovinud hoida sellist komplekti, kus oleks nagu kõik olemas. Okei. Ega mul rohkem endal midagi ei olegi. On sul endal midagi lisada? Ausalt öeldes tulge poodi ja tutvuge valikuga ja rääkige, mida teil tarvis on. Et kõige suurem nagu selline probleem, mis poes on, et inimesed ostavad ära ja pärast tulevad tagasi ja räägivad, miks nad seda toodet ostsid, mille jaoks. Aga see ei olnud see toode, mida neil tarvis oli. See enne läbi mõelda, mida sa sellega teha tahad, kui tihti, kui palju ja siis tuled poodi või siis ongi see sama, et räägi inimesega, arutage läbi, mitte selle asemel, et võtad hunnikust kõige väiksema numbriga kasti ja tõmbad kaardi läbi. Just, ärge kartke suhelda. Et meie teenindajad on väga abivalmis, nad iga aasta käivad erinevate tootjate koolitustel, nad teavad, millest nad räägivad ja usaldage neid. Okei. Selge. Siis minu poolt on kõik. Tänan.